tähistamine kui rituaal. Nii äge nimi, mida iganes see tähendab. Ja me oleme siin tegelikult juba natuke alustanud tähistamist, sellepärast, et me otsustasime, et me tähistame tänast laivi juba ette. Ja minu arust see on hästi sümboolne, sellepärast, et see on midagi sellist, millest me tahame ka täna rääkida või mis meie arust on nagu hästi oluline tähistamise juures. Ja meil on jagada täna mitu lugu seoses tähistamistega ja muidugi me jagame seda, mis on detsembrikuus veel ees tulemas ja võib-olla midagi täitsa üllatavat ka. Ma tahaks nüüd anda siit sõna endast paremale või vasakule kellegile ja mis te arvate, naised? Kui te korraks jagaksite, et mis on sinu selline kõige esimene mõte või mälestus seoses tähistamisega? Terri hakkas kohe naerma. Terri, kas sa tahaksid alustada? Ja, sest tegelikult kui me valmistusime selleks, eks ole, tänaseks detsembrikuu tähistamise laines jagamist ja kui see mõte esile tuli, siis minul tuli ikkagi esimesed asjad tulid lapsepõlvest. Ja esimesed sellised tähistamised, mida ma lapsepõlvest mäletan, olid pulmad. Minu jaoks olid pulmad, need olid nagu, minu meelest need olid nagu kõige ägedam sündmus, mis ühes peres sai üldse juhtuda, sest et seal oli kuidagi niimoodi, et täiskasvanud küll loomulikult istusid siis selle suure pika laua taga, aga lastel oli alati nii põnev. Ja siis mul tuli meelde see, et ühes pulmas, mis oli siis, kui ma nüüd eksis, oli minu vanatädi tütre pulm ja vanasti võeti, eks ole, pulmadesse ju alati kõik lapsed kaasa. Ja meie peres võeti matusele ka kaasa. Alati lapsed olid igal pool kaasas. Ja siis meid oli seal päris palju lapsi ja ma mäletan seda, et me ikka õega lõpetasime laua alla. Selles mõttes, et me roomasime mööda lauaaluseid ja tegelikult ma mäletan siukest nagu hästi helget ja siukest nagu vabaduse tunnet ja sellist nagu rõõmu voolamise tunnet nendest pulmadest. Ja siis ma mäletan muidugi enda isa ka. Minu isa oli selles pulmas, oli pulmaisaks, sest mu isa tegi sellist asja lisaks oma muudele töödele. Ja täiesti juhuslikult on siis täna minu isa 10. surma aastapäev. Et ma mäletan oma isa ka seal, kuidas ta siis oli selline spontaanne ja rõõmus ja vedas inimesi sellises rõõmsal sündmusel nagu rõõmsalt kaasa mängima või kaasa tegutsema. Ja isa oli minu jaoks natukene selline lustliku elu sümbol. Ja aitäh sulle küsimust, Kristjan. Jaa, nii lahe. Ma jäin kohe mõtlema, et pulmad ja tähistamine, väga kihvt, nagu, et see just sinu elus esimesena tuli. Väga lahe. Vivian, kas sina tahad jätkata? Me kõik teame, et Vivianil on üks lugu. Vivianil on üks lugu ja me algul mõtlesime, et me räägime kõik Viviani lugu, aga Vivian räägi ise oma lugu, tähistamise lugu. Alustan kohe sellest. Alusta kohe mitte lapsepõlve mälestus. See on Terri lugu. Siis, kui me arutasime seda, et millised on erinevad, et mida kõike saab tähistada tillukestest märkamistest kuni selliste pulmadeni. Ja siis mulle meenus kohe üks väga, kuna see on ma mõtlen just, et kust alustame siis eelmise aasta 1. jaanuarist. Ja just oli olnud, ma olin Adilas ja ma olin alati tahtnud hingefestivalile jõuda sellele suvisele, aga ajaliselt
see polnud mul kunagi õnnestunud ja siis, kui ma nägin, et on aastavahetuse edition hingefestivali, siis ma olin väga rõõmus, et ma saan ka sellest, mida nemad loovad, osa. Ja siis 1. jaanuaril, kui oli olnud see hommikune keha ja meele virgutus juba ära ja oli hommikusöök, siis ma seal rääkisin ühe sõbrannaga, aga enne veel ma ütlen, et teel sinna Adilasse eelmisel õhtul, ehk siis ka veel nagu aasta varem, ma läksin koos oma sõbranna Õnnega ja Õnne rääkis mulle, kuidas tema oli just lugenud ühte postitust Guatemalast ja kuidas ta kohe tundis oma sabakarvadega, kuidas teda sinna tõmbab. Ja siis järgmisel hommikul, järgmisel aastal üksiti, nägin ma seal hommikusöögi ajal oma sõbrannat Margitit ja küsisin, et kuidas tema läheb, sest me polnud ammu näinud. Ja Margit ütles, et tunneb, et ta tahaks puhata ja siis ma küsisin, et ja millal, sest no võib-olla veebruaris, aga võib-olla märtsis, et tegelikult tal on seda väga vaja, sest et tal on elus vaja teha tähtsaid otsuseid ja tal tunneb, et tal kõigepealt on vaja lihtsalt sõita ära ja puhata ja siis rääkisime veel natukene ja siis selgus, et tal on jaanuari lõpus sünnipäev ja ta ütles, et ta tegelikult üldse ei tahaks seda Eestis pidada. Siis ma küsisin, et kus sa tahaksid seda pidada? Siis ta ütles Guatemalas. Ja siis ma kohe minu mõttes, et aga miks siis puhata veebruaris või võib-olla märtsis, kui ise tahta ära olla oma sünnipäeval, mis on jaanuari lõpus ja tahta olla Guatemalas. Ja siis mulle meenus see, kuidas Õnne oli just öelnud, et oi, kuidas Guatemala teda tõmbab. Ja siis ma ütlesin, et Margit, niimoodi stopp, et tule, ütle seda sama lauset Õnnele. Ja Õnne rääkis samal ajal ühe teise Margitiga. Ja siis ma ütlesin, et Margit, korda seda lauset, mis sa mulle just ütlesid, et sa tahaksid oma sünnipäeva tähistada Guatemalas, ütle seda Õnnele. Sest et mina tahtsin, et Margit näeks seda Õnne reaktsiooni ja siis Margit ütles, Õnnel läks nagu, silmad läksid särama ja siis ta küsis, ja siis selles samas hetkes see, kuidas, mis mind alati väga vaimustab, kui ma tunnen ära selle, mis inglise keeles on väga tore, see inspired action, mis eestikeelne termin on sündimisel, ehk siis see, et sa inspireerud selle hetke, selle mõtte nagu energia laengust ja paned selle kohe töösse. Ehk siis selles samas hetkes ja me rääkisime 1. jaanuaril ja sünnipäev siis pidime jaanuari lõpus, siis me ütlesid, et nad lähme kõik Guatemalasse. Ja mina ise, tegelikult mul oli plaan olla jaanuari lõpus Kolumbias ühel teisel üritusel ja Eestist vaadatuna see Kolumbia ja Guatemala on kõrvitega tegelikult siin ikka päris pikk lend. Aga siis ma mõtlesin, et ma tegelikult jõuaksin sinna ka ise kohale, sest ma alguses mõtlesin, et ma teen ettepaneku neile ja siis ma mõtlesin, et ise saan ka liituda. Ja siis oli väga tore see, et me otsustasime, et see, kuidas selles hetkes selle nagu elevuse energiast ja sellest vaimustusest ja sellest, et sa 1. jaanuaril lood oma uut aastat ja kõike seda, selles me hakkasime kõik nagu täiesti spontaanselt juubeldama, sest et see idee tundus nii äge ja samas ka pöörane, sellepärast, et see oli ainult mõne nädala pärast. Ja et Guatemala ei ole see, et nagu sõidame nagu nädalavahetuseks Riiga. Et see ja ma arvan, et mida selline hulljulgem ja pöörasem, seda rohkem elevust tekitab see ja seda rohkem on seda, mida selles hetkes nagu siis ise endasse rakutasandile viia, et siis selle pealt luua. Ja siis oli väga tore see, et Horre, kes teeb neist Stay Young šokolaade,
tema oli seal ja siis ma läksin ja ostsin meile sealt tähistamisšokolaadi. Ja siis ma ütlesin, nüüd kõik viime selle koos, siis me jubeldasime selle šokolaadi kohal. Ja see, mis ükskõik millele sa otsustad, mis iganes tähendus anda, siis nii on. No nagu me teame, eks ole, et kuidas see energia koondamine ja kanaliseerimine käib. Ja siis me sõime selle šokolaadi, see meie oma ringis ongi sellest saanud tähistamise šokolaad ja manifesteerimise šokolaad ja minu arust see, kuidas me tundsime praegu just sellest, et ma olin kuulnud ühte soovi ja siis teist soovi ja siis need otsad kokku viinud. Et kuidas selles hetkes, ja mul praegu on üle keha on selline tore tibutagi, et selles hetkes sündinud idee sai nii vägeva energialaengu, et see, kuidas see reis sündis ja kuidas sest et siis Adilasse minnes mul ei olnud veel unistust, et ma tahan ronida vulkaanide otsa. Ja siis Adilast tagasi tulles, siis juba ma sain teada, et ja juba lõpus on mul see võimalus. Et see, kuidas ja no ühesõnaga, et see mind on alati vaimustanud, et kui sa märkad seda mõtet, mis tuleb sellise erilise laenguga, et kui see panna tegudesse, siis rullub lahti midagi täiesti geniaalselt suurejoonelist ja selliste sünkroonsustega nagu läbi tikitud. Sest et meil oli seal niimoodi, et see, kuidas millised sünkroonsused meid seal kogu aeg saatsid, me poleks suutnud seda ise paremini välja mõelda või korraldada. See ise korraldus, kuidas ise tuli meie hommikusöögilauda, tuli inimene, kes küsis, kas soovite surfitunde. Ja no ühesõnaga, et see kõik ise, kui me mõtlesime Atitlani järve ääres, et tahaks minna sinna kõrvalkülla ja meid oli 4, siis 2 sekundit hiljem sõitsid sinna ette 2 tukki, kuhu mõlemas mahtus 2 inimest. Ja no ühesõnaga, et see kogu aeg see juhtus niimoodi, et me mõtlesime ja ma arvan, et tänu sellele, et me märkasime seda, neid sünkroonusi ja kõike seda ja me seda muudkui tähistasime seda kõike, siis sai see järjest rohkem ja rohkem ja rohkem lahti rulluda. Kas seda lugu mõtlesid? Jah. See lugu sellest, kuidas üks tähistamine tegelikult loob midagi ja selle käigus veel edasi tähistades seda tähistatud asja edasi, loob ta muudkui edasi. Mõnest on nii lahe. See on nagu mingi loomise nagu põhireegel, kui üldse loomises on reegleid. Ja see, et sa muudkui märkad ja muudkui tähistad ja siis see saab muudkui energiat juurde. Just. No, minu arust väga lahe. Aitäh, et sa selle loo ära rääkisid. Ja mulle meeldis see ka, et tähistamise šokolaad peab alati olema. Jah. Väga kihvt. Ja kõigile neile, kes armastavad midagi muud, siis see on see tähistamise mingi muu. Jah, tähistamise mingi muu. See šokolaad võib olla mitte šokolaad. Võib olla pitsa. Võib olla küünal. Võib olla mesi. Jah. Ja, väga lahe. Aga Lilia. Lilia. Lilia ei tea, mida ma tema käest tahan küsida. Aga ma tean, mida ma tahan vastata. Me leppisime kokku, et ma küsin ükskõik mida, aga ta vastab ikka seda. Et Lilia, mida sa vastaksid, kui ma küsisin sinu käest midagi tähistamise kohta? Mis on sinu lugu? Tegelikult mu täna, kui ma mõtlesin, ma enne juba küsisin sinu käest küsimusi ja siis, kui ma sain küsimuse, siis ma sain aru, et ma pean midagi isiklikku tähistamisest rääkima ja siis ma sain aru, et mul ei ole midagi erilist. No mis ma siis räägin? No, kõik on nii tavaline tähistamine. Ja siis ma sain aru, et tegelikult see tähistamine, see ei ole lihtsalt niisama pidus, et see on tõesti väga-väga sügav ja tõsine ja suur ja
spirituaalne teema, see tähistamine, et sinna kuuluvad kõik need rituaalid, tseremooniad, et selline igapäevane elu, mis meil nüüd välja kujunenud. Ja see viimane selline suur tähistamine, kus ma teadvustasin seda, et tegelikult see teadlik tähistamine, see ei ole niisama pidu, see on väga nagu suur selline vaimne töö. See oli meie festivaliga seotud, aga võib-olla sellest me räägime natuke hiljem. Aga see, millele Terri lugu inspireeris mind, sest tõesti, kui sa rääkisid pulmadest, mul kohe tuli meelde minu lapsepõlve pulmalood ja nad olid Ukrainas, minu vanaema ja vanaisa elasid Ukrainas ja seal olid pulmad, mitte nii nagu Eestis, aga 3 päeva järjest, seal olid kõik sellised pildid, lood, laulud, see oli väga-väga võimas sündmus, see on nagu laulupidu oli see täielik ja mulle väga meeldis ja tegelikult ma olin kuskil 3-4 aastane ja siis koos vanaemaga ma käisin seal pidudele, siis laulsin kaasa ja vanaema siis ütles mulle, vot sellest tüdrukust tuleb artist. See on tähistamise selline maagia. Ehk siis Lili, et sina oled tähistamise tulemus praegu. Ja kõik minu kontserdid said alguse lapsepõlve tähistamisest. Ja, nüüd ma sain aru sellest. Tõesti lahe. Vot sellised lood siis tähistamisest, et kui sa seda mis iganes ajal kuulad, siis sa võid mõelda, et mis on sinu lugu tähistamisega seoses. Ja kui sa jagad meile seda lugu, kas kirjutades video alla või sinna gruppi eraldi postitust tehes, et see oleks nii tore, et mis on sinu lugu tähistamisega seoses, mis sulle meenub esimesena või meid kuulates, mis sulle meenub oma elust tähistamisega seoses. Et mõtle korraks ja jaga meile ka, et siis me saame osa sellest sinu tähistamise loost ka. Aga Kriste, sulle. Just, aga Kriste. Nüüd tuleb küsimus, mida sa ei osanud oodata. No, Naised, mis me küsime Kristelilt? Midagi tähistamisega. Midagi tähistamisega, jah. Mis on sinu kõige esimene mälestus tähistamisest? Tegelikult minu tähistamistega on niimoodi, et minu lapsepõlves polnud tähistamisi. Et päriselt ma ei teadnud, mis see on. Ja me ei tähistanud ei ette ega taha midagi. Et ei tähistatud sünnipäevi ega mingeid asju, tehti jõulupuud, sest pidi tegema, aga samal ajal hoiti tuli, kustus ja öeldi, et hästi tasa, et keegi ei kuule ega ei näe, sest jõulupuu oli ju keelatud asi. Ja seda hirmu ja sellist nagu oli väga palju ja põhiliselt öeldi seda, et mis sa hõiskad, et pilli tuleb pika ilu peale. Ja see oli nagu läbiv lapsepõlves, et ole tasa, tule nagu selline tagasi tõmbamine, et ole nagu ära hõiska, ära nagu mingi tähistamine ei tulnud üldse nagu kõne alla. Ei olnud pulmasid, mitte ühtegi muide. Minu lapsepõlves, ma ei mäleta. Ma tean ühe pildi pealt, et ma olen ühes pulmas käinud, aga ma ei mäleta seda. Järelikult ei jätnud see mingit muljet. Et mul puudub lapsepõlves tähistamise tunne. Aga minu elu esimesed tähistamised algasid tegelikult nagu tähistamistena. Ma ei mõtle mingit pidutsemist, kus teismelistena sai lihtsalt täis joodud endast. Või poistega peol käib. Aga see oli nagu pigem nagu mingi vaimne probleem. Aga mitte tähistamine. Aga päriselt tähistama õppisin mina tegelikult Lõuna-Ameerikas. Ja mul on olnud elus võimalus natuke pikemalt olla Venezuelas ja Kolumbias pulkude ringi. Ja mul olid seal kohalikud sõbrad või lausa nagu üks perekond, kes võttis mind omaks, minu tollase Peika perekond. Ja nemad õpetasid mind tähistama. Sellepärast, et neil oli nagu see, et tuleb sünnipäev. Ja mina sünnipäev, see nagu vaeb jälle kaelas üks aasta, et olge tasa. Eestlasele komme kohalt, on ju. Sest minu sünnipäevaga on ka nii olnud, et see on 7. jaanuaril ja sellel ajal oli kõigil raha oli otsas, poest mänguasjad olid otsas ja lilled olid nagu ka ainult need albikannid jäänud järele. No mida see tähistab? Ja siis nemad ütlesid, et oot, sünnipäev tuleb.
nagu noh, mis mõttes ja see sünnipäev ja mina ei saanud aru, mis seal erilist on, et ma saan lihtsalt vanemaks, et miks peaks seda kuidagi erilist, ma päriselt ei saanud aru, miks peaks selle puhul mingit torti või värki üldse või noh, milleks, see on ainult üks number. Ja siis mulle tegid need Kolumbias need kohalikud sellised minu tollased nagu sõbrannad siis selgeks, et vaata, sünnipäev on sinu elu kõige tähtsam päev, sellepärast, et siis oled sina kuninganna. Ja miks sa oled kuninganna? Sellepärast, et sa oled 1 aasta elanud ja sul tuleb tähistada mitte seda päeva, vaid seda, et Jumal on sulle selle aasta andnud, mis sul just lõppes. Ja siis ma vaatasin, vau, kas nii saab ka mõelda? Ja sellest ajast peale hakkasin mina tähistama oma sünnipäevi just nimelt selle mõttega, et ma tähistan seda aastat, mis mulle on antud nagu, et ma olen olnud elus selle aasta. Ja see muutis minu sellist mõttemaailma oluliselt. Ja siis muidugi tulid sinna juurde igasugused sellised juba teadlikumad tähistamised ja sellised muud nagu katsetamised tähistamistega. Sest minu arust on tähistamine on üks selline nagu, ma tahaks öelda nagu tööriist, mis teeb selle loomise protsessi lihtsaks. Saab ju luua läbi kannatuste, saab luua läbi planeerimise, läbi tegutsemise, aga kui palju ägedam ja nagu kergem on luua midagi läbi tähistamise. Olete nõus, naised? Absoluutselt. Täiega. Ja mulle tundub, et praegu, miks me sellest praegu räägime, on ju selge, et detsembrikuu. Ja detsembriga on jälle nagu 2 võimalust. Et kas see on nagu, kas nagu tähistada või nagu sajatada. Kuradi päkapikud ja jälle rest. Et ma tulin just sealt Aasia kandist, kus Singapuri lennujaamas karjus nagu 7 keeles igal sammul kogu aeg ting-ting-tong, 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 ting-ting-tong. Ja siis mul on mitmed nagu tuttavad eestlased, kes arvavad, et kui nagu võõras keeles ja seal kandis, et siis ei tohiks üldse sellist nagu asja tähistada. Et see nagu ei sobi sinna. Ja sama me võime ju ka siin mõelda, et mingi asi ei sobi meile, aga... Ma loen ette, mis meile Helliki siin kirjutas. Ta kirjutas nii armas, nii ilusad värvilised naised olete. Mind tõmbab ka Guatemala väga, eriti just viimasel ajal. No vot, see on juba üks... Võin anda soovitusi milliste vulkaanide otsa minna ning kus on kõige parem surfata seal Vaikses ookeanis. Siis vägev Liili on siin üks ja loomine läbi tähistamise nii võrratu mõte. Aitäh, Helliki! Aitäh sulle! Aitäh! Jaa. No võt, naised, kas me oleme nüüd need oma ainsad lood tähistamisest ära rääkinud ja võime video kinni panna? Tead, mis kui sinul oli perekonnas see, et jõulusid ei tohtinud olla, siis mina just mõtlesin, et minu vanavanemad abiellusid 25. detsembril sellepärast, et kui keegi kogutab ja ütleb, et jõulusid ei tohi olla, et siis meie saaksime öelda, et meie tähistame pulmaastapäeva. Vau, kui kaval. Ja just sellepärast, et ei peaks tekke panema akende ette siis, kui me tähistame jõulusid, siis me tegelikult tähistasime pulmaastapäeva. Jälle tulid pulmad mängu. Ja pulmad tulid mängu ja täpselt. Väga huvitav. Mul tuli täna hommikul üks väga huvitav sellisest poolune seisundist tuli selline sellest inspireerituna, et me täna siia tuleme kokku ja tuleme pidama koosolekut. Ja siis mul tekkis selline huvitav seos, et tegelikult mida me plaanisime, oli tegelikult tähistamine läbi koos olemise. Ja mõtle, kuidas tegelikult see sõna koos olemine oma tähendust nagu sisu poolest nagu muutnud, et koos olemine, mis on seotud tähistamisega, on läinud meil nagu täiesti nagu nii-öelda töö tegemise tähe all ja töövakku, et meil on koos olemised ja koosolekud on reaalselt ju tööl. Aga
see nagu selle sõna tüvi, eks ole, olemine, olek, Mhm. koosolek ja minule tundus, minu jaoks on nagu tekkis selline uus tähendus. Ta ei ole nagu selles mõttes uus, aga nagu see taipamine või see nii-öelda kehasse maandus, see taipamine sellest appi, kui oluline tähistamise osa on koosolek, koos olemine. Ja siis on nii tore saab tunnustada Viviani, kes väga entusiastlikult, aga kas me nüüd võiksime kõik koos kokku saada? Jah. Ja tõesti me nagu tähistame nagu koos olles seda, et meile on antud see aasta. Ja Et meil on antud see võimalus valida, et kas me tähistame neid jõulusid või me tähistame pööripäeva või mida iganes me nagu pühaks peame. Aga üldse see ja et meil on antud need sõbrad, kellega koos olla. täpselt. Tähistame seda, et meil on antud need kas või ka Need kolleegid, need inimesed, need sõbrad ja need lähedased. Et minu nagu tänane selline mõtte, kuidas öelda, rull, mis ennast lahti rullus, oli seotud hästi palju sellega tegelikult, et appi, kui oluline tegelikult on see, et meil on need lähedased inimesed ja kui jõulude või selle pööripäeva paiku, kui need kombestik ja kõik see muu enam nii väga ei kõneta, siis ma arvan, et iga kell võib tähistada seda, et meil on kellega koos olla, kellega koos tähistada, mida siis iganes. Elu, eks ju. Näiteks. Ja see on nagu väga hea, huvitav koht, et sa ütled, et meil on kellega koos olla. Mina olen pikki aastaid oma elus olnud näiteks üksinda ja ma ei ole tähistanud mitte midagi siis, sellepärast, et ma olen arvanud, et nagu ennast petnud ära, et mul ei ole vaja seda. Siis ma olen mõelnud, et jõulud on nõmedad, kaubanduspüha on ju, et ma ei lähe ju sellega ometi kaasa ja üleüldse kristlane ma ka ei ole. Aga tegelikult ma selle taha varjasin, selle soovi olla kellegiga koos. Aga ma salgasin selle maha, mul pole kedagi või midagi vaja, nagu surusin endas niimoodi alla. Ja see oli hästi seotud selle sama tähistamisega. Aga ma jätsin ennast ilma tegelikult sellest elu ilust ja sellest elu muinasjutust. Ja need kaaslased hakkasid mu ellu siis tulema, kui ma olin juba ammu hakanud tähistama elu ja ilu ja olemist. Et see nagu ka väga huvitav. Et siis tähistamine hakkas tõmbama ligi Jaa, tähistamist. absoluutselt. Tähistamine hakkab tõmbama ligi tähistamist. Alati. Loe meile siit ette. Feerikil ka olid akendes kaardiartikid jõulude ja väga ilus mõelda koosolekust just läbi koos olemise võtme. Ja ennast on ka ilus tähistada ka üksi. Ja Ja ma olen absoluutselt nõus, et vaata siis, kui sul ei ole kellega koos, et on väga suur vahe, et kas sa ütled, et jõulud on nõmed ja üleüldsegi kõik on nõme või siis see, et ma olen nii tänulik ka iseendast. Ja siis mõelda ja siis on ka see, et sa teed seda nagu selles mõttes tähistamise võtmes, et ja sa panedki iseenda jaoks iseendale ilusa kleidi selga ja teed endale midagi väga maitsvat ja paned iseendale küünla põlema ja siis paned oma lemmikmuusika ja siis ise tantsid iseendaga ja siis tundub nagu me räägiksime oma kogemusest. Kas sa räägid Vivian enda, kas sina tähistad niimoodi? Kui ma olen olnud üksi, siis jah. kas sul on õnnestunud jääda üksi jõulude ajal? Ei, jõulude ajal ei ole, aga ma olen üks aasta uut aastat vastu võttes, ma otsustasin, sest et vahel ma olen otsinud seltskonda ja siis läinud aga ma olen ka otsustanud, et see aasta ma soovin kogeda, et kuidas on ise seda aastat vastu võtta. Tegelikult ma sain aru, et ma ka nagu petsin et umbes, et tahangi olla üksi, tegelikult ma ikkagi igatsesin seltskonda. Aga seda oli ka vaja nagu seda reflektsiooni, et ma tegelikult oleksin tahtnud olla koos ja tähistada koos. Ja seda üksinda olles oli väga ehe kogeda. Oli ka, et ma nautisin seda, aga ma pidin endale tunnistama, et tegelikult tahaksin tähistada koos. Kuulge naised, aga mida me siis teeme, kui me tähistame? Kui sa vaatad seda videot, jaga, mida sina teed siis?
või mõtle, et kui sa tähistad, vaat igaühe jaoks on see erinev, eks ole. Et Vivian juba natuke rääkis, aga kas on midagi veel, mida sa teed, Vivian, mis on sinu jaoks nagu alati tähistamisega nagu käib kaasas? Või mismoodi see on? Minu jaoks tähistamine on see, kus kogu fookus koondub sellele, mille eest ma olen tänulik. Ja see tekitab sellist ülevat olekut, sellist ülevat meeleolu, kõrgendatud meeleolu. Ja minu jaoks tähistamine on see, kus ma hästi palju mõtlen sellele, mille kõige eest ma olen tänulik. Ja vahel on see, et vahel nagu näpud püsti, vahel see võtab niimoodi pisara alla. Aga need on ka need tänupisarad on nagu ikkagi selline voolav armastus. Et see ei ole mitte kurbus, vaid selline lihtsalt armastus, nüüd pääseb igast alla. Et kui palju on seda, mille eest olla tänulik. Ja see on samamoodi, et kui sa sinna paned oma tähelepanu, siis sa järjest saad aru, et seda on veel ja seda on kui palju. Ja minu jaoks tähistamisel tuleb nagu, ma lihtsalt proovin seda nii-öelda kontempleerida, seda mõtet enda jaoks. Et tähistamisega tuleb kaasa mingisugune kas mingi rituaalne moment, aga kindlasti tuleb kaasa selline nii-öelda fookuse seadmise moment, et ja pidulikkus ja ilu ja sellised sõnad tulevad nagu juurde, aga enamalt tähistamine on minu jaoks selline, et mul on nagu suunatud teadvusega selle juures olemine, et ma nii-öelda pühitsen ja tunnen nii seda rõõmu kui tänulikkust, kui nagu kõike seda, kogu seda ilutulestikku, mis selle tähistamisega nagu kaasas käib või selle protsessiga kaasas käib. Aga peamiselt on, kui ma mõtlen tähistamise peale, siis on tegelikult nii, et tähistamine võib-olla ei peagi olema nagu nii palju väline, aga ta tuleb, sa saad tähistada ka nagu ilma midagi tegemata, kui sa oma teadvuse nagu suunad sellele, et see on nüüd see midagi, mille eest ma siis kas saan olla tänulik või mille üle ma juubeldan või mis iganes assotsiatsioonid nagu tähistamisega endal seostuvad, et peamiselt on mul see nagu, mis mul tuleb praegust on, et see on seotud selle fookuse seadmisega sellele, et on kingitus, et ma olen saanud mingisuguse kingituse osaliseks. Tähistan nagu mille iganes kingituseks ole. See on selline nagu filosoofilises mõttes kingitus. Elu kui kingitus, millegi jõudmine kui kingitus, koos olemine kui kingitus, ükskõik mis kingitus. Väga ilus. Jaa. Kirjutan alla. Mina mainin, mis mulle elu jooksul on nagu välja kujunenud nendest igapäevaelu tähistamisest, mis tuli, et me enne Kristeliga arutasime ka India, Nepali, kõik need Aasia riikide kuidagi meeleolu ja tähistamist ja mulle tulid sellised igapäevased rituaalid ka sellest šaktitantsu koolitusest. Mul tekkis valge lambanahk ja valge vaim, kõik need atribuudid ja mandalad ja ma sain aru, et see on ja selline altarikoht, kuigi see ei ole mingi religiooniga konkreetselt seotud, aga iga päev ma panen sinna viirukid, küünla ja kui mul on mingid lillekesed, et panen sinna lillekesi ja see on selline igapäevaelu tähistamise moment, mida ma olen kuidagi endale sättinud. Sellest võib-olla mainin. Ja see on just sellele, kuidas häälestuda sellele, sest tegelikult kui mõelda sellele, et me oleme selline biorobotid mingil määral,
aga hea uudis on see, et me saame ennast ise programmeerida sellele, mida me tahame. Just selliste tähistamistega ja rituaalidega. Biorobotid. Biorobotid, kes programmeerivad ennast tähistades. Biorobotid siis. Ja, aga see, et tähistamine võib olla nagu erinev, et biod on ka ju erinevad inimeste jaoks. Et siis mulle sellega kohe tuleb meelde seesama, mis ma enne jagasin, et Lõuna-Ameerika õpetas mind sünnipäeva tähistama, siis näiteks seal oli üks tähistamise selline nagu rituaal, mis alati sünnipäevadel tehti ja mis minu jaoks tundus alguses nagu äärmiselt kummaline ja ma arvan, et eestlaste jaoks tundubki. Nimelt oli see, et sünnipäeva lapsele tehti sületantsu. Aga näiteks, kui sünnipäeva laps, ma olen ise olnud sellisel sünnipäeval, kus sünnipäeva laps oli 85-aastane vanaema. Ja see vanaprouale kõik noormehed järjest tegid sületantsu ja see vanaema oli nii õnnelik, te ei kujuta ette, ta kutsus poisse niimoodi, et tule, siis muheles nagu ja siis poisid õõrustasid neid oma neid teppusid ja puusesid ta ees seal ja süles ja see oli nagu niimoodi, mis mõttes mingisugusele eestlasele. Et Eestis vaevalt, et mõni vanaema oleks väga õnnelik, kui kõik nagu lapselapsed tuleksid talle sületantsu tegema peppudega, aga me ei ole proovinud, on ju. Need traditsioonid võivad olla nagu hästi erinevad. Et meil on siin üks selline vist ka üks asi, mis meie arust käib tähistamisega kaasa, on ju. Meil on tegelikult kaks asja. Üks te teate, aga teine on see veelma. Aga minu jaoks isiklikult on ka, tänaseks on see tähistamine on hästi palju läinud nagu sellisteks rituaalideks. Et näiteks mul on oma lähedastega on selline komme, et ma võtan trummi ja läheme metsa või mere äärde, teeme tuld ja isegi meie teismeline tuleb kaasa hea meelega ja hoiab mu trummi ja aitab piirukeid süüdata. Et selline nagu kuidagi, me teeme seda sünnipäevadel ja aastaaegade vahetumistel ja mõned asja nagu oma perega tähistada. Et selline kuidagi tekkinud selline. Ja tegelikult täna meil on ka üks ühine tähistamislugu, kuidas me alustasime, kuidas me oleme praegu Kristeli stuudios Vanalinnas ja meie esimene selline koos olemine just juhtus siin ja kuidas me tähistasime siis seda, mis meil augustis sündis. Ehk siis me olime siin, kas oli veebruaris? Me olime siis veebruarikuus, olime siin tähistamas augustis toimuvat naiste heaolufestivali. Ja see polnud kunagi varem meil toimunud, see oli nagu meie mõttes, me otsustasime selle siin tookord veebruaris, et me teeme selle ja me tähistasime selle õnnelikku edukat lõppemist. Mäletate? Me manasime endale selle tunde, et kuidas on olla siis, kui festival on toimunud. Ja see kõik on tehtud. Ja see kõik on õnnestunud. Ja kuidas inimesed on õnnelikud selle lõppedes ja kuidas nad säravate nagu silmadega lahkuma hakkavad, kui see on ära toimunud. Ja kuidas meie oleme siis peale seda järgmine päev seal puhkame ja laseme enda eest hoolitseda. Ja tegelikult tänu sellisele tähistamisele sai see üldse minu arust teoks. Sest vähemalt minul oli küll nii, et kui vahepeal olid need mitte kõige nunnumad momendid selle korraldamise protsessis, siis, või lausa takistused, kui öelda otse, et siis tegelikult mina tuletasin meelde seda hetke, kui me alustasime tähistades ja ma viisin ennast nagu jälle mõttes sellesse nagu kohta ja see aitas nii palju mind. Ja sest selles tähistamises oli nagu midagi püha. Ja kui siis seal on midagi püha, siis seda ei saa ju nagu katki jätta. Kuidas ma jätan siis püha asja sinna paika? Ja sushi sai ju juba ette ära söödud. Sushi sai juba ette ära söödud. Aga huvitav, et see söömine ja joomine käib kõik ka tähistamisega kaasas, on ju? Ja minu meelest on see üliäge, et käib.
Sest tegelikult, kui mõelda seda, et näiteks eriti kui selle söömise juures, et sa valmistad näiteks need toidud nagu ise, kõigepealt see, mis on see nagu aja investeering ja võib-olla ka nende taotlused, mis sinna selle toidu sisse juba panna ise ja see nagu oma helgus ja see oma tahe teistele midagi nagu teha. Ja siis, et sa võtad selle aja ja siis sa teedki selle aja. Ja teedki selle ükskõik, mille sa siis sinna valmistad. Tegelikult see nagu minu jaoks on nagu koos söömine tegelikult ka üsna püha. Sest kui sa mõtled selle peale, et siin on teaduslikult seda kõike ju uuritud igate pidi, et koos söömine, ma ei tea, kui palju kauem need inimesed elavad, kes koos söövad, ma ei tea, mis need numbrid on, aga need on kolossaalsed tegelikult. Ja suur vahe on. Väga suur vahe on. Pluss siis see, et kui mõelda seda, et see näiteks, et sa saad seda toitu, mida teistega koos jagada, eks ole, mis sellest pühitsemise energiast on laetud, aga sa saad oma korda ise seda nagu naudiskedes nagu taaslaadida, eks ole, ja siis nagu kogu see energiavahetus ja energiamäng selle juures, et ma olen olnud mingi periood oma elus näiteks oma ema suhtes meeletult hinnanguline, et ei, ta ei söö ikka minu meelest ikka kõiki neid kõige õigemaid asju ja mis kõik ja sinna-tänna. Aga mida mu ema on nagu alati teinud ja mis on täiesti fenomenaalne, ta on olnud nagu eluaeg nagu toitlustus ettevõttes kas juht või teinud kogu aeg süüa. Ja meil ei lähe siiamaani, ta on, eks ole, nüüd 82, meil ei lähe mööda mitte ühtegi jõulu ega tema sünnipäeva ega emadepäeva, need on nagu 3 seda. Ta lihtsalt teeb iga kord süüa. Ükskõik kui nagu halvas olukorrast on ja ta ei jätnud kordagi tegemata. Ta teeb meil alati süüa. Ja siis, kuna mina liha ei sööd, ma tegin sulle neid magushapusid kapsaid. Et siis on iga kord need kapsad. Ja tegelikult on see lihtsalt see, et me rääkisime eelmisel kuul, eks ju, sellest, et kuidas meile, kas meile on öeldud, minu ema ei öelnud mulle kunagi tegelikult, et oi, sa oled nii kallis või ma armastan sind või mingid sellised asjad ei olnud nagu kombeks. Aga mu ema käis toitlustusasutuses tööl, siis ta tuli koju ja ta tegi ma perele süüa. Ta ei toonud kaasa, ta tegi meile süüa. See oli tema armastus. Tema kanaldas kogu aeg läbi toidu. Et nagu väga-väga vinge. Et toit on äärmiselt oluline minu meelest, sest toit on sümboolse tähendusega, eks ole. Mulle tundub, et meie kultuuriruumis on see nagu koht kaduma läinud, aga võib-olla sellest on kõik alguse saanud, et tegelikult nendes vanades rituaalides ja ütleme seal Aasia maades, kus rituaalid on nii-öelda elavad igapäevaelu osa, toidul on seal väga oluline koht, et sanskriti keeles nimetatakse prasaadiks seda nagu pühitsetud toitu ja see toit on alati nagu rituaali ajal seal kaasas nii-öelda. Ja kui mingi rituaal ära lõpeb, siis kõik söövad koos, saavad sellest osa. Ükskõik, kas see on mingisugune väike amps seda rituaalset putru või on see banaan, aga seda süüakse koos, pärast see on see õnnistatud toit. Ja nüüd, kui ma olin Palil, siis Pali on nagu üks suur rituaalide maa ja siis väga paljud imestasid, et miks tassitakse nagu nii suuri nagu kaste kaasa neid asju sinna rituaalile. Et tõesti nagu naistel on need suured kandamid pea kohal. Aga tegelikult on nii, et alati on kaasas üks suur kast toiduga ja on need viirukid ja lilled ja kõik need materjalid, aga üks suur kast on alati toiduga kaasas. See pannakse sinna nagu kohta ja siis, kui see rituaal on kõik ära toimub, vahel see võib tunde aega võtta, siis võetakse see kast sealt ja hakatakse sööma seda ja see on kogu aeg olnud seal. Ja issand, kui hästi see maitseb. Isegi kui seal on lihtsalt tavaline valge riis, nagu, mis muidu tundub sulle, et keedetud riis, see nagu ei ole väga ahvatlev valge keeduriis. Nagu. Aga siis see on uskumatult magus ja nagu, et see on see puhas tähistamine, et sa tegid mingi protsessi läbi ja siis sa tähistad seda. Ja tähistad ka ette seda tulemust, mida sa ju veel ei tea, kui sa seal nagu enne tegid mingi palve näiteks. Et see on selline väga ilus koht. Jaa. Heilike kirjutab, et tema jaoks on ka tänulikkuse ja pidulikkuse tunne väga suur osa tähistamisest ja koos söömine püha kodus ja perega ka. Oled meiega ühel lainel, kuigi oled kaugel.
ja eestlased on leiba alati tähistanud, kusjuures see on jumalast õige, et meil on olnud see leib. Just, see on meie kultuuriruumis see oluline koht. Jaa. No vot, aga mida me siis täna tähistame, naised? Mida me võiksime täna tähistada? Ütleme igaüks ühe soovi, mis me tähistaksime ette nii-öelda. Mina ütlen armastust, südamlikkust. Tähistame armastust ja südamlikkust. Väga hea. Mina tunnen, et täna me tähistame seda sama koos olemise ilu ja natuke pühtsame juba ette ka järgmise aasta väekaid potentsiaale. Okei. Väga hea. Selle me võtame. Lähtudes juba Liilia ja Terri öeldust, lisan ma, sest ma tahaksin mõlemat nagu tuubeldada või tripeldada, hektodaldada, aga et sellele lisaks me tähistame, et me oleme üha enam joondatud, et kätte saada, et märgata neid inspireerivaid väega täidetud mõtteid, et siis kõik see saaks nagu sünd. Ehk siis ja armastuses on kindlasti joondatuses olla väga tore. Ja selles väekate potentsiaalide jaoks on ka see joondatus väga tore. Mille jaoks see joondatus on väga tore? Tähistamiste jaoks. Ja mina arvan, et me võiksime täna tähistada kõiki neid tähistamisi, mis on meil tulemas kõigil. Ja, sest et ja siis... Ette. Ja kõiki pidusid, mis on tulemas ette. Ja. On ju, tähistame tulevasi pidusid. Pauguga või? Ja pauguga. Kas kõik on pauguga? Meil on... Nüüd on peaaegu pauguga, jah. Aga teate... Meil ei ole pauguga? Jaa, on küll. Ei ole. Tegelikult, aga meil on ju pidu ka tulemas, naised. Jaa. Tähistame ette seda, et meil tuleb pidu ja me kutsume kõiki teid ka peole. Jah. Ja veel sellel aastal. Sellel aastal. Jaa. Sest kosmiline ilm sellel aastal soosib väga-väga veel seda, et just nimelt aasta lõpupoole täiega tunda rõõmu, täiega lasta lõdvaks ja täiega olla tänulik ja väga suure fookusega olla tänulik selle eest, mis on juba olnud ja üldse mitte mõtelda selle peale, et seada oma uusi plaane veel, sest tähistamine ja rõõm on väga-väga olulised. Super. Ja teate, uskuge, kui te seda videot praegu vaatate, teile võib-olla tundub, et see on lihtsalt video. Aga tegelikult see ei ole lihtsalt video, sellepärast, et kui te oleksite siin ruumis meiega koos ja näiteks saaksite kaasa teha seda, mida Viljan kohe praegu hakkab tegema selle pudeliga seal, ehk siis tähistada meiega koos samas ruumis, siis usu mind, sa saad aru, et see video pole üldse video, vaid see on tegelikult puhas maagia, see hakkab sündima ja sa saad sellest maagiast osa, kui sa tuled meiega koos aasta lõpu peole. Millal see on, naised? 28. 28. detsember. Kell 6. Kell 6. Kuni vähemalt südaöö. Kuni südaööni ja kus kohas? Kalaranna 8, Murt 11. Lilia stuudios Tallinnas. Mere ääres. Mere ääres. Ja see on võimalus panna selga midagi, mida sa tahad selga panna. Et mitte öelda kõige ilusam, mis sul on. Võib-olla ka kõige sätendavam. Või ka kõige sätendavam. Kõige ilusam, kõige sätendavam. See, mis sind ennast paneb kõige rohkem naeratama. Ja mis laseb sul tunda ennast kõige pidulikumana. Ja seda me praegu tähistamegi, et me saame teiega koos aasta lõpus tähistada. Armastusega,
koos olemisega, juubeldusega, joondatult. joondatult juubeldades. Joondatult juubeldades. Ja just, ja kõike seda kogeda. Ja ma võin teile öelda muidugi see, et see suurepärane Astelpaju Vaarika Ingveri mullidega jook on naistefestivali värvides, see on loomulikult. Ja, see on puhas juhus. Alkoholi vaba. Ja pauk muudkui tuleb. Olge tempovuks on. Ja just nii see detsembrikuu tähistamine peale algabki. Nii et praegu võid sa meiega koos seal kodus kokku lüüa ja muide, miks on hea mullidega joogiga tähistada? Vivian, sinul oli selle kohta. Lili ja sinul oli. Vivianil oli. Sellepärast, et mullides on seda ülevoolavat rõõmu kõige rohkem. Kõige rohkem. Ja tähistamist teile kõigile ja teile kõigile ja palju tähistamisi ja kohtumiseni siis peol. Jaa. Kõik koos tähistame järgmisi asju. Jah, ja lööme kokku Jääme kokku. ja juubeldame. Aga terve see kuu me tähistame online'is ka muidu. Ja Ja, ma tean, et Lilial on väga põnev silmad ja ülemas. mina juba ootan. Ma juba väga ootan Millest sa räägid? Ma räägin sellest, et kuidas mitte klammerduda tähistamises, võib seda lühidalt öelda. Ei, no mitte sellest, aga see on üks šamanistlik indiaanlaste ülevaatamise praktika, et me vaatame taga, et mis meil enne elus oli olnud ja me vabastame ennast nendest sündmustest ja võtame sealt energiat tagasi selleks, et saaks seda rohkem uuteks tähistamisteks. Super. Väga äge tundub. Meie küll ootame juba põnevusega. Ja mul on tegelikult Varrukas tuleb praegu tähistamise šokolaad ka. Seal on ka tähistamise šokolaad. Sa oled teine tähistamise šokolaad. Ja, sest et mina valisin, et on tume šokolaad apelsiniga, sellepärast, et apelsinis on väga palju rõõmu. Seal on palishokolaad tähistamiseks, sellepärast, et seal on nagu see palirituaalide tähistamine. Ja päike. Ja päike. Nii et meil on nii palju, mida tähistada koos teiega. Just. Ja võta ka midagi, mõni tähistamise šokolaad või mõni tähistamise amps või lonks. Või kakao. Just. Ja tähista ette praegu just tähistamisi. Tähista ette seda detsembrikuud ja mida iganes sa tunned, et tahad. Nagu tähista ette. Mõtle ise mida. Eks? Nii. Ja Heilikile eriline tänu ja eriliselt kerged mullikesed sinu poole teele. Aitäh, et sa olid kohal ja aitäh, et sa kommenteerisid ja jagasid. Aitäh kõigile. Aitäh. Aitäh teile. Tore. Väga äge.